on uus reaalsus, on 2. veebruar 2022. Nüüd sa võtsid kaardi välja, pane kaart sisse tagasi. Läti politsei ka seal passib. Keegi ei seisma, panevad mööda kõik näed. Õnnitleme uue seaduse pool. Miks ma seda nõmedust tegema pean? Kuradi. Valge naadi saab ennem minema, tema suutis riigi sümboli ennem sisse panna. Я, допустим, сейчас я остановился на 45 минут паузу делать. Спасибо. Nii, Lindfordi mehed tulevad ka siia. No, see on õige koht. Mis värk on? On see okei, elab üle või pole hullu midagi? No nii, tere hommikust, tere päevast. On uus reaalsus, on 2. veebruar 2022 ja maailm on muutunud veoautojuhtide jaoks. Nimelt, kui nad sõidavad üle piiri, peavad nad hakkama seisma jääma piiri peal ja siis sisestama sinna digitaalsesse sõidumeerikusse riigi sümboli. Nii et vaatame, kuidas siin meestel välja tuleb. Ma olen juba hommiku otsa ilusti kenasti jälginud, mis siin toimub ja üks autojuht on seal. Lähme vaatame, mis siin toimub. Lähme vaatame. Nii et Eesti autojuhid on väga viisakad, mida ma olen näinud, lätilased, leedukad, ukrainlased, nemad seda riigi sümbolit ei pane miski pärast sisse. Nad ei taha, nad ei ole nii head. No nii, Läti politsei ka seal passib, politsei on kõrgendatud valmisolekus. Mees nagu enne muisse. Tere! No, miks sa seisma siin jäid? Teed väikse pausi ja panid riigi sümboliga sisse või? Ma just hakkan siin panema. Hakkad panema just, jah? Kuulsin eile, et tuleb panna. Aha. No, et ma tulen siia natuke ülesse poole. No nii. Paned okei, on ju? Siit panedki okei ja nüüd tuleb... Ei, nüüd sa võtsid kaardi välja. Pane kaart sisse tagasi. Jah. Las ta olla, oota ära veel pane. Et ega see tülikas tegemine, ma ütleks ausalt, see võtab parasjagu aega, sest seda Läti riiki otsida siin võtab päris kaua aega. Vajutad, pane okei, jälle okei. Nüüd võta lihtsalt okeiga menüü lahti. Okei, liigu alla. Kohad, ei, tagasi. Kohad, okei. Alla, veel. Alguskoht, okei. Ja nüüd vali Läti. Näe, tuli. Ja okei. No nii. Ühesõnaga, igal piiril tuleb see operatsioon ära teha. See sõidumeeriku kasutamine saab lõpuks väga selgeks. Lähed kohe edasi. Selge. No tore, aga jõudu ja tervita Tarmot Kaarjast ja on ju? Jah, davai. Hea muusika vähemalt mängib mehel. Noh, jälle tehtud. Riigisümbol sisestatud, aega raisatud ja muuseas 1 liiter kütust on ka raisatud selle operatsiooniga. Ma usun, et ma tahan leida ühe inimese, kes on selle uue reegli üle niivõrd õnnelik. Siis saab näha. Ja sealt tuleb järgmine auto, vaatame, mis selle järgmise autoga teha saab. See ei ole Eesti autojuht, see on mingi Ukraina autojuht, see ei jää üldse seismagi, politsei ei tee ka väljagi. Praegu politsei peaks minema nendele järgi ja kinni võtma ja ütleme, et mis toimub. Politsei peab ju auto kinni ka kohe. Keegi ei seisma, panevad mööda kõik näed. Sõiduauto võttis maha. Numbrimärk on must. Pomerani mehed, Pomerani mees paneb ka mööda. Ei ole mõtet politsei nina all peatust teha, absoluutselt õige mees. Miks sõita magavale kassile suhu, politsei siin passib, minna hoopis Hesburgeri parklasse, teha seal mõnus peatus, väike paus ja asi klaar. Õige mees, väga õige mõtlemisega. Ma arvan, et
strateegiliselt siin ei olegi hea koht olla. Kuigi ütleks niimoodi siis, et kui see riigi sümbol tuleb panna siis piiril või esimesel võimalusel peale piiri. See ongi põhimõtteliselt esimene võimalus peale piiri või isegi võiks öelda, et piiril. Aga esimene võimalus mitte S-burgeris ei ole võimalus, vaid tegelikult on seal Alko 1000. Ma ei saa, seal toimub mingi suurem kogunemine. Me oleme vale koha peal praegu. Me oleme politsei küüsis. Keegi ei taha siia parklasse tulla. Nii et ma arvan, et lähme vaatame, ma vaatan, kuhu need mehed pööravad seal. Nad pööravad Alko 1000-sse. No seda ma arvasin, Pärnu mehed. Nad pööravad Alko 1000-sse ja kõik teevad seal kohustusliku pausi. Ja loomulikult kõik see uus reegel soodustab alkoholismi levikut, sest kui Alko 1000 juures juba paus on, siis miks mitte sealt võtta ka kast õlut või pudel viina. Tere! Tere! No kas sa tulid riigi sümbolit sisestama või? Vene keel. Начало страна надо ставить, да? Да, сейчас на заправке буду ставить. Ага, окей. Вижу, автосервис. Автосервис, да. Я понял. Сегодня новый закон, да? Я знаю, я уже знаю нас. Ну, С ума! с ума зайти. Давай, здоровья! Давайте, друзья. Üks tuleb. Õnnitleme uue seaduse puhul. Jaa, Algusriik ja... kohe teeme ära selle. Kuidas siis... No, korras. Ei ole veel. Ma pean selle Läti küla üles leidma. Ei olegi Läti riiki pole olemas. No näe, vaata kui kaua läheb aega esiteks, Vene. Ta rikub kõik mu need asjad ära, sest on Said? muudatused salvestatud alguskoht. Jah, Läti. Läti. Jah. Jälle, alustasid päeva Lätis. Ma pean veel Leedus ka veel alustama. Ja. Muidu ka ma Rootsi Taani vahel. Siis nagu seda asja ei ole. See on täielik lollustega, aga milleks seda vaja on? Ei tea, kontrollid. Ja täna hommikul mul vist ei saanudki 9 tundi pausi vahele, sest et näpp läks kogemata pihta. Okay. Aga ma printisin välja, vist midagi teeks juhtuda. Ei ole hullu. No selge. Tänude. Head teed sulle. Noh, tuli jälle üks auto sisse ja tegi selle stoppi ära võrdlemisi kiiresti, mis päevarekord minu arust selle punasel mehel. Ja no, ausalt öeldes, kui vaadata seda reeglit, siis terve mõistusega inimesele ikkagi jõua pähe, no miks peab seda tegema, et jääma siia seisma, panema selle riigisümboli sisse. Tulekul on uued Smart 2 digitaalsed sõidumeerikud, mis hakkavad seda piiriületuse registreerima kõike ise automaatselt. Täna selliseid sõidumeerikuid ei ole. Aga need alles tulevad järgmine aasta, ülejärgmine aasta, nendega läheb aega. Sinna maani oleks võinud selle seaduse lihtsalt ju edasi lükata, et hakkame seda kohustust rakendama siis, kui tulevad need Smart 2 autodele peale. Oleks olnud nagu loogiline. Aga ei.
et see kõik on tegelikult logistikas on takistuseks ja selle reegliga tegelikult tahetakse kontrollida lähetusreeglite täitmist. Lähetusreeglite kontrolli täitmisel rakendatakse siis sellist meedet, et auto peab seisma jääma ja kulutama aega, kulutama kütust ja keegi sellest aru ei saa. No vaatame, sealt paar autot tulevad, panevad jälle mööda. Võib-olla lähevad sinna edasi parklasse tegema seda, aga Läti mehed. Lähen vaatame, Aandpää mees pani ka auto käima. Aandpää mees on kinni jäänud sinna. Nii, riigisümbol sisse ja minek. Eks nad rõõmsate nägudega just autojuhid ei ole. No, kas oli morni ja mossitava näoga? Miks ma seda nõmedust tegema pean? Kuradi riigi sümbolid sisestama. See ei ole normaalne. Aga see ongi nagu kuidagi nagu... No nii, siin on tegemist kohustusliku boksi peatusega. Põhimõtteliselt 2 masinat tulid. Valge masin saab ennem minema, tema suutis riigi sümboli ennem sisse panna. Ja kollane masin järgi. Boksi peatus. Boksi peatus. Jube. On küll. Ja praegu oleme siis Eesti poole peal ja need autod tulevad siis kõik Lätist ja nemad teevad siin peatuse ja pause siin tee ääres. See on siis selline teeäärne võimalus jääda seisma, puhka pausid teha ja need riigisümboleid siin sisse panna. Praegu ei ole tippaeg piiri ületamiseks, pigem hommikud, õhtud ja niimoodi. Aga siiski ruumi veel on, probleemi pole, parkla on ka siin seal samas olemas täiesti. Et iseenesest nagu võimalusi on. Seal käib söögi tegemise protseduur oli just. Здравствуйте! Можно... Tere! Eesti keeles? Я помню только tere. Tere! Да, меня зовут Ленно. Autosert мы обучаем водителей. Сегодня начинали этот новый закон. Вы знаете, это надо ставить на красной границе начало страна опять. Или как? На каждой стране нет. Мы обычно ставим, Võib-olla see me ei teagi. когда кончаем страну и когда утром начинаем. Утром начинаете, тогда ставите начало страны. Начало страны. Да. И когда я останавливаюсь на ночь, на отдых, Да, точно. ввожу Да. страну, когда кончаю. Европейский унион, Союз сегодня это первый день, когда новый закон. Надо сделать стоп, маленький стоп, и опять ставить начало страна. Тогда надо ставить здесь Eesti. Так, это немножко сумасшествие закон. Ну, они хотят контролировать командировка. Ну, понятно. Да, это неудобство для нас просто. Да, немножко... Это лишний хлопот. Да, Там немножко, ничего да. страшного, это вводить там минутное дело. Да. Это на тахограф поставил начало, понимаете? Это получается, что я начинаю эту смену будет даже 3 раза в день. Может быть, в Латвию, в Эстонию Да, и да. также назад. Я, допустим, сейчас я остановился на 45 минут паузы. да. Так, если только паузы в 45 не надо, так там минута времени. Часто молодые водители спрашивают, а как вот въехал я в страну и что делать, вводить или нет? Ну, А вы... я работал и на Европе, такого не было раньше. И как только вы уже работаете как водитель? Ой,
Много-много лет. Много лет. Я уже пенсионер и еще работаю от того, что дома-то делать нечего. И нравится? Нравится? Ну, и нравится. В молодости нравилось. Сейчас как бы это уже вошло в привычку, это все в повседневную жизнь. Да. Ну и, как сказать, не то, что безвыходное положение, не хочется и дома сидеть без работы. Ну, конечно, конечно. Да. Spasiba вам, spasiba. Siin on elu käib, ohtlik. Siin on ohtlik. Läheb karmiks, ma arvan, see on alles algus, sellepärast, et kui me jõuame Leedu, Poola või Poola piiri peale sinna kuskile, seal see on ikka see liiklus kõik palju hullem, ma arvan. No nii, ja oleme siis õige koha peale tulnud. No nii, Harju AB. Siuke masin tuli. Ja see on, no miks ma arvasin, et siin on suurem liiklus. Läti piiri tühi, aga siin lausa paradiis. Autod pööravad kõik siia sisse, sest siin on alkoholi suured poed, super Alko ja Alko Market, Alko 1000 ja veoautojuhtidele mõnus parkla. Nii et siin on võimalik ka riigi sümbolid sisestada ja samal ajal puhata 15 minutit, 30 minutit, 45 minutit ja võtta odavat jooki endale ka peale. Nii, Lindfordi mehed tulevad ka siia. No vot, see on õige koht. Nüüd ma avastasin õige koha, kus ikka normaalne rahvas käib riigi sümbolid sisestamas. Ja. Raimond Pauls sõidab selle veoautoga, selle sinisega. Lätlane. Ma tean, et Eesti mehed teavad mingid kohti, nad lähevad sinna taha poole, rausa rekka parkla seal. Alko 1000 on kinni pandud hoopis. Mul on siuke tunne. Alko 1000 on kinni pandud või? Seal ongi rekka parkla jäänud ainult järgi. No, see on ju väga hea. Mis värk on? Kes värk on? Vaata, mis meil siin on. Tere! Tere. Noh, mis nimi on? Taisto on nimi. Lenno. Tere! Ja kuule, sul on siuke nägu peas, et sa oleks justkui tulnud Liverpoolist või on nii või? Vastab tõele, tulen täitsa kaugelt Inglismaalt. Inglismaa kaugelt tagant otsast. Sai paar koormat sinna viidud. Ja vaps see värk ikka Inglismaalt. Ja kui pikalt sa oled veoautojuht praegu olnud siis? Mis ta nüüd saab? 2 kuud äkki täis või? 1. detsember vist sain poolaakelood kätte ja novembris sain käpikulood kätte. Põhimõtteliselt noor algaja juht ja töötab juba siis rahvusvahelise transpordi peal. Ikka. Kuidas? Niipea kui poolaakelood sain, öeldi kohe, et ei ole siin midagi Eesti-sisest sõitu, hakkab välismaa käima. Ja. See on kuidagi tuttav kutt. Ma olen teda kuskil näinud. Kohustuslik asi autojuhtidele. Absoluutselt, sul on väga... Inglismaal peab olema vest seljas kõigil, siis peab olema ikka vest seljas. Ja ma näen, et sa teed ikka pühendunult ikkagi reklaami. Ikka reklaami peab tegema, ikka.
alati . autosöördi paberplokid on ka ikka veel autos . väga hea , aga kummimatt , seda ei saanud . kummimatti mul ei ole ja kerija on ka kahjuks veel koju jäänud . oi , mis see asja . on plaan kaasa võtta . muidugi kätega annab ka kerida , aga kerja on hea asi muidugi . no aga võta siis 2 kuud kokku , kuidas see kutselise autojuhi elu siis nagu tundub sulle ? Pole väga viga , teed on head , sõita saab . Välja arvatud nüüd , kui Eesti poole vaatan , siis väga ei tahaks sinna poole minna . Et Inglismaal on +10 + 14 ja mida rohkem siia poole tuled , aina hullemaks läheb . aga kas see on siis niimoodi ikkagi , sa näed seda maailma ka või ei ole ? Ütlevad küll , et kui sa oled veoauto , et siis sa seda istud parklates ja vaatad seda , see ei ole see , aga tegelikult ikkagi on , sa ju lähed ju ja näed seda maailma ju , kus sa sõidad ju . ei , ikka päris palju näeb seda maailma , et eriti Inglismaal , kui sa sõidad maakohtades , see on fantastiline . Et nüüd just selle reisiga ma tulin mööda väikseid teid , kus oli veokaga lubatud sõita . No ütleme , teed olid sama kitsad kui , ütleme 1,5 veokit äkki . Ja kui 2 suurt ikka kokku satuvad , siis see on selline paras vingerdamine . veoautojuhi elu on üks suur seiklus , ma ütlen , me tänaval nägime ka siin kõik siin seiklus . On , ei no elu on seiklus , elu ei tohi liiga igav olla , muidu läheb inimene laisaks . ja kuidas masinaga rahul oled ja haagisega ja ? Masin on nagu Teenib tööloom ikka , teenib hästi , haagis teenib hästi , et firma on mul õnneks hea . absoluutselt , meie eest . Oodieni firma , korralik firma , kõva firma ja soovitame kõikidele noortele hakkajatele Oodieni tööle minna . no aga siis kuidas siis , mis sina sellest siis arvad , et nüüd riigi sümbolid peab keset piiri nüüd hakkama sisestama ja kuidas sul need mõtted peast on läbi käinud , on see okei , elab üle või pole hullu midagi , on see okei , elab üle või pole hullu midagi ? Elab üle , töö on töö vajab tegemist , kui nõutakse , siis tuleb teha . Et tükkida küljest ära ei võta , lihtsalt üks hetk tuleb leida peatus . Ega veokijuhil on ju , teatud aja tagant pead nii võina seisma jääma . Enamus riigipiirid ju , nendel ei olegi üldse ju ruumi , kus seisma jääda . Näiteks Leedu , Läti , ega seal lähedal väga palju selliseid ruumikaid kohti polegi . Valgusfoori taga teed ja ongi korras . no vot siis , selline mees on siis Taisto . noor kutt sõidab veoautoga pikka maad . praegu see on mul teine reis , millalt ma tulen . Liverpool ja enne seda oli Warminster , Walesis sai käidud isegi . ja esimene reis ma käisin isegi Walesis natukene . Et seal oli eriti veel põnev , et kui minul on inglise keel suus , inglise keelega saab vabalt hakkama , Walesi jõuad , seal on probleemne . Sest et Walesi keel ja Walesi murrak , need on 2 eri asja ja need kohanimed . Kui sa silte korralikult jälgid , siis sina tead ühte kohta , kus sa minema pead . Reaalsuse nimi on Walesis täiesti teine . Mis kõige olulisem ? Autosert on Eesti kõige parem autokool ja see ei ole kinni makstud reklaam . Autosertis on kõige paremad autod , kõige paremad õpetajad . Siin hulgas ma tervitan oma õpetajaid Margitit ja Toivot . Kõige paremad õpetajad , kes mul olnud on . Et ma arvan , et kui autoserti polekski , ma arvan , mul ei oleks ka praegu veoautojuhi lube . Kui ma vaatasin muid autokoole Eestis , siis andke andeks , aga mina ei taha õppida autoga , mis on aastast kes teab mis ja tükid kukuvad autoküljest ära ja platsi ega midagi ei ole , pannakse kohe liiklusesse . Ei aitäh , et ei jää muud midagi öelda , kui ainult autosert . see on ju fantast kuulda . ma olen ka töötan autoserdis ja mul on kohe hea tunne , et ma töötan nii heas firmas . aitäh sulle . Autosert on ikka , ütleme niimoodi , et Eesti parim . Võiks öelda , et teist autokooli Eestis enam ei eksisteeri ka varsti . kui me autoserdi lõimegi kunagi , siis me tahtsimegi teha midagi teistsugust , midagi paremat , midagi sellist , mida on inimestel reaalselt vaja , mitte lihtsalt paberi pärast neid asju . See on juba õnnestunud . see ongi meie See on juba õnnestunud . visioon . Mina võtan enda oskuste piirides . Mina olen alles algajuht , mina võtan rahulikult . Mina ei taha kraavis lõpetada . Mind ootavad kodus 2 kassi . selge . no näed , perekond ootab kodus . et ainuke asi , kuhu minul kiire on koju , aga see ei tähenda seda , et ma pean 90 tallas hoidma kogu aeg . Kui mina tunnen , et on libe , võtan hoo maha ja kui kellelegi teisele see ei meeldi , siis kannatagu natuke aega ja küll ma mingi hetk leian võimaluse mööda lasta . noh , kuldsed sõnad , õige . sa oled nagu väga õigesti asjadest aru saanud . okei , kuule . absoluutselt , sa oled sündinud , sa oled loodud . just .
politsei kontrolli. Alustavad autodele ka ära. Anna kaart, aga kui sa võtad kaardi välja, siis eira riigi sümbolit. Eiramist mäletad, kuidas käis noolega tagasi. Nii, panime siit Tahoskan. Muuseas, Läti politsei kasutab seda. Inglismaa politsei kasutab seda. Laeme kaardi alla. See on täpselt sama olukord nagu politsei bussis praegu. Ainult, et siin pääsed ilma trahvita. Jah, just. See on hoiatustrahv. Eelmisest allalaadimisest on möödunud 14 päeva. Sellega on korras. Vaatame kohe ühe asja üle, kas andmete järjepidevus on korras. Kas sa kaardi sisestamise ajal märgid puhkaja sinna peale ilusti. Kaardi andmete järjepidevus, kõik on korras. Ühtegi seda apsakat sul ei ole. Kas vahepeal on olnud 2 juhiga sõita? Jaa. Okei. Üks moment. See nädal on puhas, kõik on tipp-topp, hästi. Vaata, siin ongi see, et miks sul näites võib-olla mingil hetkel nagu rikkumist võib näidata, on see, et ta siin LT on pandud sul sisse natukene hiljem, kui sõit ära lõppes puhka ajal. Ja kui programmis on see seadistus peal, et kui sa oled riigi sümboli pannud ja seda oled teinud seda puhka ajal, siis programm paneb ise 1 minuti haamreid. Ja siis ta näitabki sulle, et sa ei ole puhanud mitte 9 tundi 19, vaid näiteks 8.52. Siis sõidumeerik arvestab alati nagu nüüd, tema ei pane sinna 1 minutit haamrit selle riigisümboli koha peale. Ainult programmid panevad. Ületamine, 4.36 on järjestikune sõiduaeg, 6 minuti on üle läinud, aga see pole midagi hullu. Jaa, see oli stau. See oli stau. Selle kohta on välja trükk olemas. Väike stau. Siis ta ei võta seda ka nagu puhkaperioodina arvesse. Noh, arvestuslikult, aga see on niisugune nagu ärarääkimise asi. Õnneks mitte, ma tegin välja trükk igaks juhuks, et kui sakslane peaks küsima või midagi, et siis mul on vähemalt välja trükk asjad olemas. Mul on laevapiletid asjad alles, et... Siis on 1 2 juhiga sõit on ka siin. See on ka sutsu pikaks siin läinud. Seal oli igasugu põnevaid asju. Et siin on... No ühesõnaga, õppematerjali on. Õppematerjali on ja see ongi hea, et sa nüüd ise analüüsiksid. Vaatad, et mis vead asjad sul seal on. Et kuidas nendest hiljem nagu ikkagi hoiduda. Et kõige tähtsam ongi see, et autojuht hakkab vaatama, mis tema kaardi peal on. Sina kasutad rakendust ka, Autocert Taho äppi. Minul on täitsa ilusti olemas, siin kõik asjad näitab ära. Näitab minu tööajad, sõiduajad, puhkajad, kõik näitab ilusti ära. Et peale igat reisi lähen koju ja laen alla. Aga vaatame, mis siis onu politsei nagu ikkagi, kui ta paneks nüüd ametlikult, et näita, kui palju rikkumisi on selle algoritmi või selline, mida tema tegelikult siis näeb, siis need on sellised nipet-näpet elulised asjad. Ma ütlen selle peale, et ei ole niimoodi, et kõik autojuhid sul on puhas. Eks midagi võtab natukene ikka aega. Et töö ja puhkaaegadega harjuda, sul on alles 2 kuu. Ja nii-öelda sõita. Ja see kõik alles tuleb. Sina õpid, saad alles asjadest aru ja mõni räägib niimoodi, et rikkumised õpetavadki kõige paremini. Aga ma ütleks täiesti normaalne. Et üht-teist on, aga mitte midagi, ega see tahtlikult pole midagi teinud. Kõik on tulnud nii-öelda töö käigus, logistika liikumise käigus. Ja kui sina tahad olla väga täpne mees ka veel, tunnid täpselt täis sõita, siis mõnikord sealt tekib ka veel, näed, ei saanud. Tahtsin sinna sõita, ei saanud ja nüüd läks lõhki ja mitte midagi teha pole. Täpselt. Jah, okei, kuule, aga igal juhul oli meeldiv ja head ja turvalist koju jõudmist. Tänud, oleks ka palju jäänud. Ja kui sa koju jõudad, tee kassidele ilus pai ka meie poolt ka. Teen, ikka saab tehtud.
oleme Leedu ja Läti piiri peal, õigemini Läti ja Leedu peal, sest meil on suund Poola poole. Ja oleme siin selle koha peal, kus siin vinjette saab osta, teemaksu tasuda. Siin on olukord päris rahulik. Ja ma arvan, et see ei ole päris hea koht seisma jäämiseks, siin tuleksegi maanteemaksu ostma. Ja seal tagapool ja eespool olid sellised suuremad parklad ja tanklad. Nii et ma arvan, et see riigisümbolite vahetamine toimub siinsamas nendes asukohtades ära. Mingisugust suurt siginat-saginat, suuri järjekordi, midagi pole. Politsei passib seal, aga nemad võtavad ka minu arust sõiduauto juhte ainult maha seal tavamal. Aga miks mitte ka veoautosid, sest üks politseiekipaas on siin ees kohe peale piiri ja teine on üks paarsada meetrit eemal, võib-olla veoautode jaoks. Nii et need kaks masinat tulevad ka suure vuuraga siit mööda. Meie lähme ka siit lähme vaatame edasi. Tahaks varsti jõuda Poola piiri peale ja hakata seal siis vaatama, mis toimub. Siin Läti ja Leedu piir on niisugune suur ja lai, iseenesest siin neid peatumiskohti on päris palju. Ja Läti poolt tulles oli seal üks tankla päris suure platsiga, seal osad Eesti mehed tegid peatust. Vahepeal oli vinjeti teemaksu ostmise putka, sealt kimasid kõik suure hooga mööda. Ja nüüd me oleme kohe järgmises peatuskohast pärast piiri. Aga siin enamus autojuhte teevad lihtsalt oma pausi. Ja ma arvan, et need, kes siin parklas sätivad või peatuvad, on siis sättinud oma selle riigisümboli sisestamise pausi ajale, mis on tegelikult kõige mõistlikum tegevus üldse. Lähme korra vaatama. Ampemees on ka saanud Läti parklast välja. Ta jäi ennem sinna sisse. Sõber, kolleeg aitas väljada. Noh, siin nad on, puhkavad rahulikult. Jah, rahulik. Üks kuseb ka seal. Nagu ikka, et ega niimoodi see elu käib. Aga oma kummi peale ei tohi lasta. Siin on see seadus. Muidu sulab ära. Need, kes kummi peale praegu pissivad, see sulatab ära selle alt ja rehv on nii soe, et see sulab siin sisse. Ja niimoodi võib sisse jääda, et see on tarkused ära. Inimesed on rõõmsad, keegi ei ole ka selle riigisümboli vastu. Pigem on just nii, et teeme ära, ei ole probleemi. Kui on seadus selline, siis teeme ära. Ei ole sellised riigisümbolid sisestamise vastased inimesed. Võtavad seda kui lisandunud kohustust juurde, töökohustust.